Vestlussaade Vaba sõna igal kolmapäeval kell 19 Virumaa Tre Raadios. Järelkuulamine viru.treradio.ee. Tervist, head raadiokuulajad! Eetris on järjekordne Vaba sõna saade. Mõlemal Virumaal, nii Ida- kui Lääne-Virumaal on meie saade kuulatav, samuti ka veebis ja samuti ka YouTube'is ja Spotify's ehk kõikide jaoks on võimalus kuulata otse üle veebi ja kuulata USA-ni, Soomeni, Rootsini välja ja sellepärast ma olengi täna kutsunud stuudiosse ühe väga põneva saatekülalise EKRE USA osakonna juhi Maik Kalamuse. Tervist, Maik! Tervitus! Maik on vana teenekas Trumpi austaja, on ka Trumpiga kätt surunud ja kokku saanud. Sellepärast ma tahan rääkida täna nii algatuseks pisut tema enda USA kogemusest ja siis sellest, mis siis ikkagi USA poliitikas toimumas on. Sest meid mõjutab see päris palju, küll tihtipeale pika viivitusega, aga need protsessid, mis USA's käivituvad kas või sooagendaga või LGTB agendaga, need on ju kordades kaugemale jõudnud kui Eestis ja peab arvestama, et surve aina kasvab, sest sealt siis meie teenekad marksistlikud intellektuaalid teevad kõik, et neid ülikahjulikke ideid Eestisse toimetada. Aga Maik, mis aastast oled sa kahe jalaga USA pinnal ja nii-öelda resident seal püsivalt? Lõplikult kolisin USA-sse oli aasta 2012. Ma olin seal ennem käinud ja Ameerika ärikultuur ja selline maksud mulle nagu hästi meeldisid. Siis otsustasin, et Inglismaalt edasi minna tasub USA-sse just äri ajama. Ja see oli põhjus, miks sinna ära minna. Mis valdkonnas sa hakkasid katsetama? Kas kohe selles valdkonnas, kus sa praegu tegev oled? Jah, kahjuks ei ole mul ühtegi niisugust põnevat äppi või siis mingisugust sellist idufirmat, mida promoda ja kust nagu investorite raha ära põletada. Siis mina hakkasin tegema sellise asjaga, mida ma oskan teha. See on kommertsköökide koristamine. Seda ma olen teinud sõjaosades, seda ma olen teinud restoranides nii Inglismaal, aga tuleb teha seda, mida oskad. Nii et ei ole midagi nagu väga erilist ja põnevat äriliselt, et see on niisugune raske töö, kus raha tuleb rasket. Aga see on ju samamoodi meie põhivajadus, mis ei kao kunagi, ehk nii nagu toitlustuses tegutsejad, et süüa on vaja nii tsaari ajal, nii okupatsiooni ajal kui ka vabas Eestis, et mõned põhibaasvajadused ei muutu ajas ja sinu valdkond on ka selline, millest saadakse aru siis, kui probleemid tekivad. Et ma mäletan, USA-s oli näiteks prügivedajate streik ja linnad uppusid prügisse ja kujutage ette, milline see kõik välja nägi. Ja kui enam ei toimi süsteemid ja kui sinu büroo on räpane, siis su firma reiting on kohe seal 0 tärni peal. Ja, eriti on selline asi, et ega ameeriklased, kui vaadata Eestis restorane ja kööke, siis siin särab kõik. Siis seal on niimoodi, et ega keegi midagi ei liiguta. Enne kui on vahetus läbi, siis vaadatakse midagi, lükatakse nurka. See on kohutav, kui inimesed näeksid, mis seal toimub. Ja see ongi see, mida me oskame. Kui nemad ei taha teha, siis loomulikult meie teeme rõõmuga. Ja me oleme läinud selle peale välja, et meie kliendid on põhiliselt sõjavägi ja valitsusasutused. Just sellised, kus on sul vaja nagu kindlaid oskusi, dokumente ja kus on konkurents ka väiksem. Sellepärast on ka näiteks meie kliendi nimekirjas on erinevad saatkonnad, on ka isegi Valgemaja meie nimekirjas, on erinevad kohtud, lennujaamad. Sellised kohad on põhilised, kus meie äri õitseb. Ja see on ka üks põhjus, miks sa tunned erinevaid Ameerika sotsiaalseid kihte ju ka neid latino väga suurt kogukonda, seda ei saa kuidagi vähemuseks nimetada, sest ta varsti ilmselt enamus seal oma hispaania keelega. Praegalt valged ongi vähemus.
kas see on juba siis tõendust leidnud? Osades osariikides on vähemus või kuidas siis ei, see, üldiselt vähemalt paar nädalat tagasi Biden teatas rõõmuga, et nüüd valged ongi vähemus, et tema töö on need vilja kannud. Et piirid on ju täiesti lahti, sealt tuleb, see aasta on tulnud üle umbes 2 miljonit. Põgenik on lihtsalt sisse astunud. Need ei ole mingid põgenikud, need on lihtsalt, kes on tulnud parema elu peale sealt Mehhiko, El Salvadori erinevatest küladest. Et ega neil ühtegi dokumenti, mitte midagi ei ole. Nii et. See on jällegi sarnane olukorraga, kui Euroopas olid 100,000-lised ja kolonnid. Kõik nad tahtsid muidugi läbi Ungari marssida ja see oli hetk, kui Ungari muutus Euroopa Komisjoni peksupoisiks, et kuna ta ei lasknud Araabia masse läbi oma territooriumi ja siiamaani pekstakse ja sõimatakse Eesti ja vasakpoolsete on selles ka väga eeskujulikud ja peavoolumeedia. Aga USA's on need kolonnid olnud sarnased, kui vaadata uudistest, et hakkab kuskilt mingist Kesk-Ameerika alalt hakkab kolonn tulema, kusjuures nad kõnnivad jala, kompsud seljas tihti peale, et miks nad rongiga ei sõida? Need ilmselt, kes rongiga sõidavad, need on ammu piiri ületanud. Suuremas ongi, kõik on organiseeritud, erinevad organisatsioonid, kus taga on ka Soros ja on ka liberaalide rahas, kõik on organiseeritud. Isegi kohalikes televisioonis räägitakse, millal minna, mida kaasa võtta, see on kõik on organiseeritud, see ei ole midagi juhuslikku. Ja paralleeli, ma ei tooks nagu Aafrikas sisse tulevate inimestega Euroopasse, vaid lausa Donbassis sisse tulevate niinimetatud põgenikega. Et inimesed peavad aru saama, et need, kes tulevad siia Donbassist, neid näiteks ei lasta USA-se sisse, sest et neid ei peeta ukrainlasteks. Väga huvitav, et USA poolelt vaadates on paljud asjad teistmoodi. Aga räägi, milline suhtumine Ukraina sõjasse seal teisel pool lompi on. USA on siiski juba ka enne teist maailmasõda, kuigi tavaliselt me oleme harjunud, et nad olid seal väga tähtsad tegijad, seda nad olidki, aga nad ei tahtnud sõtta minna, nad hoidsid sellest eemale kuni Pearl Harborini päris jõuliselt, vähemalt avalik arvamus ei lubanud oma juhtkonnal sõtta minna. Aga siis tuli see jaapanlaste rünnak ja kõik muutus. Kuigi mitmete ajalooteadlaste andmetel USA juhtkond teadis täpselt, mida jaapanlased plaanivad, nad lihtsalt ootasidki seda provokatsiooni, et saaks sõtta astuda. Esimesse maailmasõtta nad ei tahtnud sugugi minna ja selline tunne, et seal Euroopa kontinendil midagi toimub ja miks meie peame seal üldse osalema, see on päris tihti olnud ebamugav nende jaoks, et milline siis praegu suhtumine on? Praegune suhtumine on selline, et ma olen erinevate poliitikutega kohtunud, olen käinud erinevatel konverentsidel ja kui isiklikult rääkida poliitikutega, siis nemad ütlevad, et probleem on suur, sest et rahvas ei taha sõda. Ametlike andmete järgi 85% ameeriklastes ei taha mitte mingit tegemist teha Ukrainas. Ei sõjalist ega mitte midagi. Ukraina seostub neile ainult rahapesu ja korruptsiooniga. Et kui arvatakse siin, et USA on taga seal, siis tegelikkuses rahva toetus on ääretult väike. Ja seda on nii demokraatide kui republikanide seas. Et see sõda, inimesed on väsinud sõjast, mida 20 aastat peeti Afganistanis ja kus $2 triljonit ära lihtsalt maha maeti ja suurem osa läks ju kõrvale. Ja kes arvab, et siis teistmoodi hakkab juhtuma seal Ukrainas. Et võivad väita mida iganes, aga tegelikkuses erinevatel andmetel ainult 5% rahalisest abist jääb Ukrainasse sisse. Igal juhul on ka USA-l see probleem, et nad ei tunne neid Euroopa asju ja ega meiegi ei ole head Ukraina tundijad. Et näiteks eestlased lihtsalt ei tea, et nendest genotsiididest, mis Ukraina vastu toime pandi, 3 näljahäda korraldati ju mitte ainult 1, hävitati Ukraina patrioot massiliselt, et laagrid olid neid nii täis, et igal pool, kus oli eestlasi, oli seal ka
hulgim ukrainlasi Stalini aegses Nõukogude Liidus ja hiljem. Ja samamoodi ka see rahvastik, sest Ukraina keelt hävitati jõulisemalt kui kusagil Baltimaades, sest neile oli see eriline vihaobjekt. Nii Ukraina riiklus, rahvuslus kui ka keel, siis ukrainlastest päris suur hulk räägib ju suržikut, ehk sihukest segakeelt, mis ei ole, mis on tegelikult, vene keel on ukraina keel üle võtnud, alles on jäänud grammatikat, alles on jäänud sõnu, sest ongi selline segakeel, aga see tähendabki, et tegu on rahvuselt ukrainlastega, kes on Nõukogude võimu ajal kaotanud oma keele, sest koolis ei õpetatud seda. Aga rahvustunne võib neil nüüd pärast nende sõdade algust olla vägagi tugev, nii nagu iirlastel inglaste vastu. Aga korraks veel nende vähemusrahvuste juurde, et seda on huvitav näha, et milline nende suhtumine on olnud siis poliitikasse, et kas nendel on muutunud arvamus Bideni valitsemise ajal? Bideni valitsemise ajal võib ütelda seda, et rahval on täiesti tahavad lahendust kohalikele probleemidele ja välisprobleemid jätavad inimesi külmaks. Et meil on Ameerikas tohutud probleemid, siin on olnud erinevad, viimase 2 aasta jooksul on tavaliseks juhtunud selline asi, et on kaubapuudus, selline umbes nagu inimesed mäletavad Vene ajast. Lihtsalt kaob ära näiteks kodukeemia, pole mitu kuud saada. Pole saada näiteks WC-paberit, vahepeal pool aastat polnud saada. Nüüd on viimane suurem on see, et ei ole beebidele piimapulbrit ja seda mitte natukene puudus, vaid seda pole absoluutselt üldse ja viimane 2 kuud ma ei ole näinud üheski poes mitte ühtegi pakki ja seda saab ainult nagu Vene ajalgi, ainult läbi tutvuste, kellegile makstes, eriti see on lastearstidele ja sealt kaudu saamine, nii et... Ma saan aru, et sa oled osaliselt praegu Eestis just sellepärast, et kohvriga piimapulbrit oma lastele viia. No kahjuks on selline olukord, jah, maailma kõige võimsam riik, kõige rikkam riik ja ma pean kohvriga vedama piimapulbrit koju. Sest et kodus on ootamas 3-kuune beebi, kes tahab spetsiaalset piimapulbrit. Jaa, see on hämmastav ja meie kuidagi ei taju seda. Mina tean, et kiivipuudus on suur ja tegelikult see on ju ka autode tootmisse löönud viivitused ja mõrad sisse. Et kuidas seal tööstusesse näib? No selles mõttes ongi kiibi asi on niisugune huvitav probleem, et mulle isiklikult ja paljudel teistele tundub, et kõik asjad on meelega tehtud. Näiteks sadamates mida Biden tegi võimule tulles, käskis kõikidel sadamatöölistel end vaktsineerida. See tähendab seda, et umbes 1/3 lasti päeva pealt lahti. Seda just New Yorgi sadamas ja LA sadamas. Ja siis päevad lühendati, et ainult sadam toimis 3 päeva nädalas. Ja loomulikult nad ei suutnud seda kaubavahetusega hakkama saada. Ja teine asi oli see, et nad hakkasid nõudma kõikidelt veoautojuhtidelt vaktsineerimist. See tähendab seda, veoautode assotsiatsioon, nemad keeldusid sadamasse sisseminekust. Ja niimoodi, kui sul on kõik konteinerid seal sadamas, ega see kummist ei ole. Ja kui neid ära ei saa viia, siis on järgmine probleem. Nii et seal oli sadu ja sadu, isegi siiamaani on suuri tankereid, mis ootavad ja laevu, mis ootavad maalaadimist. Ja see on silmnähtavalt meelega tehtud asi. Et Bidenile meeldivad kriisid, et see on selge. Et just mille jaoks, kui mingi kaubapuudus on, ütleme, kõige esimesena algas see, kui Biden sai võimule, ta keelas ära föderaalmäel õli pumpamise, koheselt, ennem oli Ameerika tootis rohkem õli, kui ta tarbis, nüüd on täpselt vastupidi, koheselt läks hind üles, praegu on hind juba toppelt. Et see oli ka meelega tehtud asi. Et hind on ainult püstloodis üles läinud ja see on kriis meelega tekitatud. Kas sellel ei ole ju, selle peaks olema selge mõju ka praegusele sõjale, sest nafta hinnad on kriitilise tähtsusega. Omal ajal, kui Ronald Reagan viis Afganistani sõja ajal Venemaa pankrotti,
siis ta tegi just võimsalt nafta hindadega tööd, et need oleks miinimumi peal. Ja praegu kummalisel kombel Biden lõi just enne sõda need hinnad nii kõrgele, mis viis ju Putini sõjakassa ääreni täis, et nad kogusid just tänu kõrgele nafta hinnale, et kui ta nüüd teeks vastupidi, et föderaalmaal lubaks toota ja teeks tehinguid OPEC-iga ja siis oleks Venemaa sõjakassa tegelikult tühi. Ja täpselt niimoodi, see on jällegi, tundub nagu vandeteoreetiku jutt, aga tundub väga nagu selge, et tema pani kinni, hinnad läksid üles, ennem seda Venemaa ei teeninud midagi nafta müügi pealt, nüüd hakkas järsku teenib rohkem kui kunagi varem, siis Biden tõmbab välja sõjaväe Afganistanist, eriti koledal moel, jätab maha kõik tehnika, põhimõtteliselt jookseb minema sealt. Putin ei ole loll, ta vaatab seda, et riik on nõrgestatud ja konflikt, mis 2014. aastast oli külmutatud, loomulikult ta võttis otsuse vastu, et minna edasi sõtta. Et selles mõttes ega Putin ei ole rumal, tema nägi, et vastane on nõrk, nüüd tuleb ära kasutada. Ja see on tähelepanuväärne, sest nagu eelnevalt öeldud, nafta hind on äärmiselt kriitiline valdkond ja isegi kui Euroopa riigid ei osta, siis Venemaalt tahaks selle nafta ära osta Hiina, India ja teised. Jah, selles mõttes, et mida ei räägita on see, et Venemaa on ju OPEC liige ja müüb ka läbi OPEC-i ja OPEC ei deklareeri, kus kohas tema selle sai. Nii et seal samas silt on peal, et ta on tulnud näiteks Saudi Araabiast, aga tegelikult on Venemaa kütus. Nii et tegelikkuses mitte mingit vahet ei ole. Ja India ostab ju nüüd pea 80% rohkem kütust Venemaalt. Hiina ütles, et tema võtab nii palju kui Vene gaasi või naftat, kui palju Venemaa annab. Isegi kui hinda alla lüüakse, on see ikkagi kõrge tänu sellele maailmaturu väga kõrgetele hindadele ja Bideni poliitikale. Ja ainuke variant on uuesti föderaalmaad avada, tootmisele ja asi läheb tagasi, Venemaa saab raha otsa, ongi kõik. Sest et Venemaa valuuta on ju väga kõrgel tasemel. Venemaa rubla on ju tugevnenud. Aga nüüd me läheme selle sama rohepöörde juurde, et kuidas sinu arvates oleks Trump praegu käitunud just samas energiapoliitikas, et tema ju tõmbas kliimapoliitikast USA täiesti välja, lõpetas selle Pariisi lepingu ära. Aga see sama Pariisi lepingu asjad on ju globaalne maks. Ega sellest meile mitte mingit kasu ei ole. See on ainult jälle on turud ja keegi teenib seal spekuleerides. See on ainult CO2 turg ei ole mitte mingil moel seotud nüüd loodushoiuga. See on ainult spekulantidele ja maksukogumisena. See tekib isegi küsimus, kes seda CO2 raha hoiab. Keegi saab rikkaks õhu müümisega ja tavaliselt need õhumüüjad on kõige kõrgema taseme pangandusspekulandid ja tippkartelli, ütleme siis majanduskartellide ja poliitikute perekonnad. Jah, üldiselt pangad ju valitsevadki, nii riike ja nii ka Eestit. Eestis on ju pankadel rohkem õigusi kui kuskil mujal maailmas ja see ei ole juhuslik. Aga too mõni näide ettevõtjana, mis sul on meie panganduse võimutsemises silma jäänud? Panganduse võimutsemisest nii palju, kui mina olen siin arusaande näinud, neil on võimalus sinu pangakontoga teha, mida tahavad. Raha kinni hoida, arveid kinni panna. Sihukest asja USA-s või Inglismaal ei ole võimalik. Ja teine asi, mis näiteks on, väga lihtne asi on kodulaenud. On selge teistes riikides, kui on ütleme, majanduslangus ja sul on kaotad töö, siis sa lihtsalt lähed ja viid võtmed tagasi. Ja ongi kõik. Sulle isegi ei panta halba reitingut selle eest. Aga Eestis on vastupidi. Siin tahetakse taga nagu sa oled kõige suurem võlglane ja väga raske on sul saada uuesti jalgu alla. Et siin tuleb pankade võim nagu kõvasti kärpida. Et milles on tulnud, eks ole see, keda nad on sponsoreerinud valitsuses, kelle kõrvasi me seal taga näeme. Ja meie näeme põhiliselt välispankasid, meil oma pankasid on põhimõtteliselt 1-2. Ja need ei ole välisinvestorid, nad on välisröövlid. Sellepärast, et tuletan meelde, et nemad on ju need, kes siin läbi Eesti siin viimane 10 aastat on raha pestnud. Ja samamoodi väidetavalt mul oli kohtumine
Fox Newsi ühe kommentaatoriga, kes küsis mu käest otse välja, et tema info järgi on Ukraina abirahasid ka läbi Eesti pestud. Mina selle kohta ei oska midagi ütelda, aga kus on suitsu, seal on arvatavasti ka tuld ja kui nüüd on vahevalimised ja eeldatavalt nüüd Trumpi toetajad võidavad, siis vean kihla, et tehakse komisjoni ja hakatakse uurima. Aga vahevalimised on novembris. Ma küsin seda, et kuskil on kuulda, et demokraatide senised toetajad, kas või need samad hispaaniakeelsed, keda sinu töötajate hulgas peaks palju olema, kas nad on meelt muutnud Bideni osas ja mis põhjusel? No, absoluutselt. Bideni, isegi CNN, mis on ultravasakpoolne ütleme, telekanal, mida võib-olla ainult Eestis vaadatakse nii suure huviga, aga Ameerikas viimaste andmete järgi vist vähem kui 800 000 inimest vaatab seda, see on siis vähem kui seal isegi kohalikke telejaamu. Nii et, aga isegi nende andmete peal nad ei suutnud rohkem kirjutada kui 35%, kes arvavad, et Biden teeb head tööd. Ja sama küsitluse järgi ainult 12% arvab, et Biden on õigel teel. Ja mis nagu ütleme sisse sõitnutele, ütleme nendele Ladina-Ameerika inimestele ja ka Ida-Euroopast tulnud inimestele peale ei lähe, on see perekonna asi. Et perekond on kõige tähtsam ja see, kui hakatakse peale suruma LGBT transude õigusi, seda, et sul koolis lapsele hakatakse juba 5. eluaastast õpetama, kui tore on olla trans ja kui tore on olla erinevates mis need on, et üle 50 erinevates soos, see tekitab ainult segadust. Ja lapsevanemad, nad ei taha seda. Ja sellepärast, ja muidugi ka majanduslangus. Et kui inimene ikka näeb, et kõht jääb tühjaks, muidugi meil on majanduslangus seal praegu 1% ametlikult, inflatsioon on 8%, siis tegelikkuses toiduained ja kütus on ju praktiliselt kahekordistunud. Et rohepööre teeb puhast tööd USA-s ka. See on kohutav, mis toimub. Ja rohepööre, see on ainult silt. Seal mitte mingit rohelisust ei ole. No loomulikult see on silt, sest Eesti oludes, ma ütlen, roheline tähendab maaelu toetamist, põllumajanduse toetamist, regionaalpoliitikat peaks tähendama, aga tegelikult tähendab juhtme seljast välja kiskumist, et jääge külma kätte ja proovige hakkama saada. Et see ongi Kaja Kallase poliitika, et ta on ju täiesti silmaklappidega selle kõige kopeerija, mis seal on ja nimetatakse lasterikaste perede toetamist, kõigi laste toetamist tegelikult nimetatakse talebanluseks ja siis tuleb Siim Kallas Riigikogu pulti ja ütleb, et kas me peame toetama talebanlikke põhimõtteid, kus naine toob ilmale ühe vasika aastas. No sellist nagu, kui selline solvang on kõikidega lastega perede osas, siis ei räägi sellest ükski peavoolukanal. Kust kohast sellised ideed tulevad? Need ideed tulevad demokraatide pealt, USA demokraatide juures ja mulle on ka öeldud, et naerdes, et Eesti liberaalid on nagu osakond, demokraatide osakond, et mis see lollus seal välja mõeldakse, tuuakse kohe siia ilma ühegi filtritna. Kes teab, võib-olla ka demokraadid ka rahaliselt toetavad siinseid liberaale, sest et mina näen ainult reaalselt 2 maailmavaadet siin Eestis, üks on konservatiivne ja teine liberaalne. Mina parteidel, kui sellistel siin sellist vahet ei teegi, sest et mina ei saa aru, mis vahe on reformil ja mis vahe on isegi Isamaal, sest et nad ajavad kõik seda europläma. No ja sellepärast ka meeletu võitlus EKRE vastu, sest me oleme juhtme välja tõmmanud, me ei lähe selle jamaga kaasa, me põhimõtteliselt ei ole nõus ja ma just ühele sõbrale ütlesin, et me oleme uus ERSP, Eesti Rahvusliku Sõltumatuse partei, sest keegi ei võitle suveräänsuse eest, kui mingi vanake ütleb, et nüüd tuleb vabadus ära anda, alles tuli teade, et Euroopa Liit tahab ühehäälsuse ära võtta mõnedes üksikutes valdkondades, kus see veel on, välispoliitika ja muud, ja tahavad üle euroopalised valimisnimekirjad teha, siis muidugi lüüakse kulp ja ikkagi Brüssel käsib. Aga meie ehk uus RSP ei ole nõus sellega, et rahvuslik sõltumatus on meie paleus, rahvusriigi kaitsel me oleme, vabaduste kaitsel samamoodi. Ja selle kinnituseks on ka see üsnagi haruldane otsus, mis tuli Tallinna halduskohtult, et sundvaktsineerimine oli ebaseaduslik. No seda oli ette teada, samamoodi USA-s. Uued, mis liberaalid teevadki seda, võtavad määruse vastu, sunnivad seda täitma, aga nad teavad, et
paari pärast see lõpetatakse ära. Aga nii kaua see asi toimib, nii kaua siin inimesi ju sunnitakse. Nagu ma nägin siin Eestis, et lausa politsei eriüksused toodi vastu viiuldajale, nii et see on, ja samasugune asi toimis ka Ameerikas. Et lihtsalt nõuti või jääd nälga. Erinevad variandid, sa ei saanudki. Sa ei saanud asju ajada, kui sul vaktsiinikaarti polnud. Ja see ühendust tekitav moodsa totalitarismi ilming. Aga pärast väikest pausi läheme ühe kuulsa poliitiku juurde, kelleks on Donald Trump ja temaga kohtumine. Vestlussaade Vaba sõna igal kolmapäeval kell 19 Virumaa Tre Raadios. Järelkuulamine viru.treradio.ee. Tere jälle, head kuulajad. Tuletan meelde, et stuudios on saatejuht Anti Poolamets ja mul on täna külas EKRE USA osakonna juht, ettevõtja Maik Kalamus. Sul oli mõni kuu tagasi Tartus uhke reklaam üleval, valgusreklaam, kus sa Trumpiga kätt surusid uhkelt pildi peal. Kuidas sa temaga kohtusid ja mis asjaoludel? See, et sa oled Trumpi fänn, seda ma tean ammu. Sellega on selline lugu, et kuna minu firma teeb koristustöid ka Valges Majas ja loomulikult ma ise ka töötasin seal ja sain ka kokku Trumpi kampaaniamänedžeri ja sekretäriga. Ja see aasta oli 2019, kui ma õieti mäletan, avaldasin soovi, et kas oleks võimalik Donald Trumpiga isiklikult kohtuda. Ja kogu protsess võttis aega 2 aastat, kuni ma lõpuks sain siis teate, et jah, et Donald Trump on nõus teiega kokku saama. Ja loomulikult ma kasutasin seda juhust ära, aga see oli veel niimoodi, et ma sain kutse ja ei olnud üldse kuni viimase päevani, kuni 24 tundi enne polnud teada, kus kohas see toimub. Täpselt, ja kas mulle antakse siis, ütleme, luba ikkagi sinna temaga kohtuda. See on siis turvakaalutlustel. Et niisugune selline turvavõrk ümbritseb teda. Aga loomulikult Trumpiga saime kokku, ta üldse, kui arvatakse Eesti meedia mõttes, et on niisugune kibestunud ja kuri inimene, siis ta on täiesti vastupidine, täiesti lõbus inimene. Rääkisime, et esindame Eesti konservatiive, rääkisime Eesti asjadest, rääkisime sel ajal, see oli siis eelmine aasta august, oli 2021, kui kokku saime, siis me rääkisime 2022 Ameerika valimistest, mis plaanid on, ja samamoodi rääkisime ka 2023, mis me Eestis plaanime. Ja muidugi soovisime pilti temaga teha ja seda ka saime. Nii et see kogu üritus toimus temale kuuluvas New Yorgi golfiklubis. Nii et kõik oli mõnus, keegi ei vaadanud ülevalt alla, keegi ei käitunud nagu suur staar, et mis oli päris huvitav kogemus. Kindlasti huvitav, sest me näeme teda siiski üsna kaugelt ja ka see tohutu laimulaviin mõjutab inimeste arvamust, aga siin on mees, kes räägib meile, kuidas ta on vahetult kohtumisel tegelikult tavalise inimesega, sest tema jaoks ettevõtjatega kohtumine on igapäevane ja see tegu ei olnud mitte Inglise kuningannaga, vaid tavalise mehega Eestist. Ja kas teil oli mõni sõna veel Eestist juttu, ta teadis oskas Eesti kohta mõne sõbraliku ütluse ka teha või? Üldiselt kogu üritus oli selline, et me rääkisime alguses pikemalt Rudy Giulianiga ja rääkisime just korruptsioonist, et temaga kohtumine oli nagu pikem ja Rudy Giuliani pojaga Andrewga. Trumpiga ise kohtumine oli lühike, ainult ütleme umbes 5 minutit ja tema oli rohkem kuulaja rollis. Et loomulikult, eks tal oli palju kohtumisi ja loodame, et tal jäi meelde Eesti ja Eestiga seotud asjad. Et suurima probleemiga meie rääkisime, on Eesti suurim probleem on marksism ja kommunism. See on see, kust me tulime ja mis me teeme. Et tema jaoks oli see huvitav kogemus, et ta ei teadnudki seda, et siin
endised kommunistid ja nende perekonnad ikka veel võimul on. Jaa, aga arvestades tegelikult on ju päris eakas mees, ta on külma sõja ajal ju kogu aeg jälginud ka Venemaa poliitikat. Selle tõttu olid ameeriklased ju päris hästi kursis selle Venemaa asjaga, eriti poliitikud. Tavalistel inimestel on seal geograafiagagi suuri probleeme, et enam-vähem suuta näppu peale panna mõnele Euroopa riigile, siis on hästi. Aga räägi mulle ka Trumpi poliitikatest ja sellest kõigepealt, et mis mulje sinul ikkagi on jäänud nende mosaiigikildude kokkupanekule, et kas need valimised olid sellised, nagu jällegi meie peavool reklaamis, et seal ei olnud midagi ja kedagi pole vangi pandud, järelikult pidi kõik aus olema, et milliseid trikke siis tegelikult kasutati, et nad ei ole siiamaani valimisi ümber keeratud, nagu oleks normaalne sellel juhul, kui on veenvad võltsingud tõendid laual. Ütleme niimoodi, et Ameerika valimised meenutavad natukene Eesti e-valimisi, et midagi on väga raske tõestada, et seda on teinud siin üks 6 aega tagasi tuli üks hea dokumentaal välja, mida ma soovitan kõigil vaadata, on 2000 muula. Ja seal on täpselt välja võetud ja näited toodud, kuidas see võltsing toimus. Et seal on natuke teistmoodi, et seal minnakse valimissedeliga, pannakse siis, kuna oli koroona, siis pannakse lihtsalt õues asuvasse kasti, siis see lasti läbi spetsiaalse loendusmasina. Muidugi see loendusmasina oligi see, mis luges seda nii täpselt, nagu vaja oli. Ja teine asi on see, et koguti kokku ja lihtsalt julmalt võltsiti neid sedeleid, et kujutage ette, et Biden ei teinud ju mitte mingit valimiskampaaniat, istus oma keldris. Trump oli see, kes mööda maailma käis, mööda Ameerikat käis. Mina ise käisin mitmel Trumpi üritusel, Trumpi rallil ja seal oli ikkagi 10 000 inimesi ja nüüd uskuda, et see inimene, kes mitte mingisugust kampaaniat teinud, kartis isegi keldrist välja tulla, võitis siis Trumpi. Kui sõidad Ameerikas ringi, siiamaani igal pool on Trumpi lipud üleval. Nii et isegi tundub, et demokraadid ise ka ei usu enam seda oma valet, sest et võtame või seda, et nüüd tuli välja just paar nädalat tagasi, et Twitteri kontol Joe Bidenil pooled on võltskontod ja on botid, et ei olegi mitte midagi. Et see kõik see on üles puhutud, kes teab, mis see ülejäänudki on. Et see on suur vale, mida toetab nii CIA kui FBI. Kui see kõik on tõsi, siis on maailm suure probleemi ees, et kui USA-s ei suudeta tagada ausaid valimisi, millele tugineb tegelikult kogu demokraatlik usaldus, siis see nakkus võib levida üle maailma ja sellel on tagajärjed. Nii nagu me näeme kas või selles rohepoliitikas, et kui oleks üks, see oleks maailmas energiahinnad kolinal kukkunud ja kui on teine, siis kellegi taskusse voolavad triljonid. No täpselt. Ma arvan seda, mida on ka mulle öeldud poliitikute kohta, et see ei ole see, mis praegult on juhtunud, vaid see on 10 aastat niimoodi toiminud. Et see käendussüsteem keegi kellelegi kasulik, valimisi on kogu aeg kergelt mõjutatud, aga lihtsalt Trump oli esimene, kes tuli väljaspoolt süsteemi ja raputas seda ja nägi seda jama. Et see on kogu aeg toiminud, ma eeldan, kartell, nii nagu me nimetame, et kartelli võim enne kui EKRE tuli ja vilistas selle mängu katki. Ma arvan, et see on isegi maffia, see on ülemaailmane maffia ja kõik teised hoiavad silma kinni. Üks CIA juhtivametnik kunagi mulle ütles, et kui ma rääkisin talle Eesti e-valimistest, ütles seda, et iga partei üritab ükskõik kuidas võimul olla. Ja see on nii Ameerikas, kui on Eestis ja on ka, ma arvan, Venemaal. Seda küll, aga kellelgi pole lubatud seadust rikkuda võimul oleku nimel. Vaat selles on luba. Kes see kontrollib? Vaat see on hea küsimus. Ja kes kontrollib kontrollijaid? On igavene küsimus. Et me mäletame, kuidas EKRE valitsusest maha võeti abielureferendumi ajal. Üks päev enne abielureferendumi hääletust. Üks päev. Ehk see... Mitte miskit ei ole juhuslik. Ma ei hakka siia midagi lisama sellele, aga ma tahtsin küsida ka selle tagasivaatena Ameerika mässudele,
ehk Black Lives Matteri tormile. Sa olid kodanikuna ise ka selle tormi sisse haaratud, et kirjelda, kuidas sündmused sinu kodu ümbert mööda käisid ja mida siis relvaomanikud või need, kellel ei olnud relva, kuidas nad siis reageerisid? Et üldiselt sel ajal ma elasin kortermajas, niisuguses suuremas, ütleme 20-kordses kortermajas. Päeval oli siis BLM-i protestid meie linnas ja olid tavalised, ütleme 14-16 valget tüdrukut, kes põlve maha panid seal, kõik oli rahulik ja see toimis kuni kella 6 õhtu ja umbes 8 paiku hakkasid tulema erinevad gängid ja kohe oli näha, et need ei olnud kohalikud ja nad tulid ainult ühe mõttega, ainult laastada ja varastada. Ja meie kortermaja administraator, turvamees võttis siis kõikide elanikega ühendust ja palus, et kõigil, kelle relvad on, tulge kaitsma, et seda meil maha ei põletataks. Ja niimoodi me olimegi, ma olin oma naisega, öö läbi olime siis majavalves ja tänu sellele keegi meid ei laastanud ja keegi ei pannud siis kortermaja tuld otsa. Aga kohalikud kauplused, mis linnakeskus olid, nemad ei olnud nii õnnelikud. Ja nali oli ka veel selles, et kui püüdsime politseile helistada, siis öeldi, et nemad ei tule sinna linna, kuna sellel õhtul praegult ei ole autoriseeritud nende tulekut. Ja sõjavägi kõik hoidsid eemal, nii et me jäime kõik enda turvalisuse tagamiseks iseenda. Ja kui relva poleks olnud, siis jumal teab, mis oleks juhtunud. Uskumatu ja siis see ongi meil, meie silmis hästi toimib riik, aga võib samamoodi sõrmenipsust. Suvel ju kestis praktiliselt kuude kaupa see märatsemine ja teistes linnadel oli sama olukord, et politsei ei tule välja, sest väljakutseid juba on nii palju, et nad ei jõua igale poole. Me teame ju pronksi ööajast, et mis siis tagajärg oli. Inimesi sai surma, nii mõnigi oleks veel võib-olla surma saanud, kas või seal Rock Cafees, kus rünnati ja nad barrikadeerusid keldrisse. Selliseid väiksemas mastaabis draamasid oleme me ka ise läbi elanud. Et kui kohutav see pilt mõnes teises kohas siis oli, et telepildis olid ju laastatud linnad ja põletatud poed. Aga nii ongi, nii täpselt oli. Ma arvan, et nad näevad hullemad välja, kui on Afganistanis, Kabul või Bagdad Iraagis, et see, mis toimub siin, inimesed ei saagi aru. Ja muidugi, kui ohtlikud on Ameerikas mõned linnad, näiteks Baltimore, suurem osa Lähis-Idast on palju turvalisem kui näiteks Baltimore. Et tänaval kõndimise mõttes mõrvade teemal. Isegi keskpäeval ja tapmisi on, kui ikka tapetakse või jääb kadunuks 3 inimest päevas keskelt läbi ja ütleme, Baltimore on sama suur linn kui Tallinn, siis igaüks võib võrdlusi teha, mis seal toimub. Jaa, hirmutav. Ja samal ajal demokraadid ütlesid selle BLM-i ajal, et politsei on süüdi, võtame neilt võimu ja raha vähemaks. Ja, keegi peab süüdi olema ja see BLM on ju puhtalt marksistlik organisatsioon ja kui panete tähele, siis tegelikult BLM on incorporated, see tähendab seda, et ta on kasumit teeniv firma. Nii et ja koguvad raha siis kelle käest, valgete käest. Ja selle eest on ka nende juhtinimestel on ju suured mansionid LA-s, Beverly Hillsis. Kõik on see sama raha ja mustadest mitte keegi neist ei hooli. See on ainult pettus. Ja märatsemise soov on ka ajatu, et meenutab Prantsuse revolutsiooni sankülotte. Sankülottideks nimetati lühikeste pükstega mässajaid, kes ka märatsesid mööda linnasid ja siis Prantsuse revolutsioon arenes ka sellest, et alguses võeti kuningas maha, tehti rahvaesindus, veel oli kuidagi siis arenes veel mõningate märatsustega, aga siis ju tulid ei kedagi muud kui punane terror, eks, Robespierre ja teised. Ehk siis ka need USA arengud on sellised tihti peale, et räägitakse, kuidas rõhutakse vaeseid musti,
ja keda veel, ja siis äkki võetakse sellest nagu õigustus põletada maha kümnete linnade keskusi, poode, hävitada ja siis antakse neile veel õigust ka kellegi poolt. Jah, minu meelest ei ole vist kedagi süüdi mõistetud neist, kes seda korraldasid seal. Nii et kui sa võtad seda, mis toimub DC-s, mis nagu 6. jaanuari eelmise aasta need sündmused, mida siis väidetakse, kus siiamaani inimesed istuvad seal kongides, kus pole aknaid, ja võtta siis BLM-i neid rahutusi, kus nad kõike maha põletasid, nendest pole kedagi süüdi mõistetud. Aeg on liigestest lahti, mitte ainult Euroopas, vaid ka USA-s ja ma nõustun suga selles osas, mida sa ütlesid Trumpile, et selle taga on marksismi tagasitulek. Ja marksismil on alati üks eesmärk lammutada midagi. Kas ta võtab ette perekonna ja asendab selle mingisuguse vikerkaare värviliste hullukeste paraadiga või on see siis klassiviha külvamine, mis laastas ära lugematu hulga riike, lammutas ära eraomandi. No, kõige rängem tagajärg oli pärast inimeste hävitamisi eraomandi hävitamine, aga sellepärast hävitatigi inimesi, et kes ikkagi käsku ei kuulanud lõpetada ära eraomandist unistamine, need Siberisse saadeti, aga omamoodi uuel moel tuleb see moodne konfiskeerimine ja pehmemas vormis mõistagi, aga mingisuguse marksistliku loosungiga, kas või see rohepöördes, et me võtame teilt lihtsalt kõik ära, et ei tohi enam autoga ka sõita. Me võtame teilt elektriga ära, me hakkame teie suutäisi lugema, et vaata see CO2 ja liha ja sellega seotud CO2 eritus loomaliha söömisel. Minnakse nagu Lev Trotski inimeste toidulaua kallale, et ei sööda siin liiga palju, olete liiga hästi kaua elanud, liiga kaua hästi elanud siin Ronald Reagani all, et me veel teeme teile. Sellised trotskistlikud komissarid on trüginud võimu juurde. Kõige lihtsam on seda näha, mis toimub Hiinas. Ja tundub just seda, et Hiinast üritatakse kõike seda diktatuuri sisse tuua liberaalse maailma. Et ega seal on ka ju mitu korda on juba räägitud USA-s sisse tuua punktisüsteem, et inimesel lojaalsuse kohta samasugune nagu on Hiinas ja ma ei imesta, kui seda Eestisse kohe hakatakse sisse tooma. Ja, sotsiaalse krediidisüsteem ja kui ta tuleb, seda tuleb hästi ilusate loosungitega, et näiteks kui sul on selles äpis nii ja nii palju punkte, siis sa saad võib-olla ojulasse odavamalt aga märkamatult kasvatab millegiks suuremaks, et niimoodi vaikselt imbuvad väga kurjad asjad sisse. Aga veel saate otste kokku tõmbamiseks küsin, kuidas Eesti kogukonnal USA-s läheb, et vanem generatsiooni väliseesti kogukond, neil on oma taust ja nende nooremate hulgas veel mälestused algavad kusagilt Saksamaa põgenikelaagrist. Aga on ka tulnud aktiivseid inimesi, ettevõtjaid USA turule katsetama ja tead sa neid veel, kes on ka IT-maailmas toimetavad või on väga erinevate erialade inimesed seal? Et see ongi huvitav, et need eestlased, kes lähevad USA-sse, üldjuhul teevad just enda firma ja hakkavad ettevõtjateks. Et väga tähtis on see, et ütleme, Ameerikas ei ole ju käibemaksu ja ka maksusüsteem on ju palju lihtsam kui on Eestis, et seal ei ole niimoodi tõestamist ja ei ole selliseid maksuameti puistamisi nagu on siin ja turg on ju meeletult suurem ja raha on palju rohkem, kui inimesi on seal ikkagi üle 350 miljoni ja see raha, ütleme, keskmine arvemakse tähtaeg on 2 nädalat, tegelikult reaalselt käib nädalaga ligi ja kui eestlane, kes oskab tööd teha, teab aega, oskab kvaliteeti, see on väga lihtne turg. Maik, suur tänu, nii põnev, et meil kuluks 2 tundi vabalt veel ära, aga kui sa jälle Eestis tagasi oled, siis ma ootan sind kindlasti saatesse uuesti, sest USA asjad ei ole meist eraldi, nad on küll teatud nihkega, aga nad kipuvad, eriti kõige rumalamad ideed, miski pärast kipuvad ääretult kiiresti üle ookeani siia sõitma, et kõigepealt kusagil ülikooli ja siis
panevad poliitikud selle maksma. Nii et siin on väga põnev neid ideede arenguid jälgida. Soovin sulle edu ja soovin ka konservatiividele edu novembri vahevalimistel. No, vahevalimistel ongi, mis on tulemas suur muutus, sest et näha on, et trumbimeelsed võtavad nüüd tagasi nii esindajate koja kui senati. See tähendab seda, et Bidenil võim jääb palju vähemaks ja saab hakata uurima igas liberaalide kuritegusid. Aitäh, head kuulajad, aitäh, Maik. Ma loodan siin siis novembris vähemasti üle telefoni siia saatesse tagasi saada. Kuulmiseni ja ärge unustage, et meie kordussaated on ka laupäeval kell 12. Vestlussaade Vaba sõna igal kolmapäeval kell 19 Virumaa Tre Raadios. Järelkuulamine viru.treradio.ee